Tervist, minu nimi on Erik. Hando andis mulle austava ülesande siin teile rääkida täna turundustöödest, mis on muutunud suisa osaks kultuurist, mida on ühest küljest raske uskuda, teisest küljest rõõm tõdeda. Ja palus peatada ka rahvuskultuuril. Kui ma hakkasin kõiki oma töid kirja panema ja valmistuma, siis ma sain aru, et pagan, ma pean poole välja viskama, sest Hando andis ainult 30 minutit. Ja ma viskasin siis pool välja ja ülejäänud poole panen teile põhjagaasiga. Nii et jälgige, hästi palju pilte tuleb. Ja kui minu ülesanne on rääkida kultuurist, siis paneme plaadi peale. Esimene asi, kujutav kunst. Aastanumber on 97 ja minu juurde jookseb Eesti Ühispanga juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Mina olen pangas väike reklaamivorst. Kuule, jama on. Meie kõige tähtsamal kliendil, piimatöösturil on sünnipäev. Ja me peame kõik minema. Ma sain alles praegu teada, me pole kingitust. Mine too kingitus ja eelarve on piiramatu. Yes! Läksin shoppama. Mul läks 17 krooni ja 20 senti. See on natukene üle euro nendele, kes uurivad, kui palju see olla võiks. Ja see kingitus oli kõige popim kingitus. Sinna tassiti skulptuure ja asju ja ma ei tea mida kokku, sest väga tähtis mees, väga paljudele väga tähtis koostööpartneri klient. Ja meie Ain läks selle minu 17 krooni maksva asjaga, et mis asi see siis oli. No vaatame. Ma ostsin raami ja valge paberitüki. Pliiats oli meil endal olemas. Ja Ain joonistas talle piima. See kingitus käib tüübiga siiamaani kaasas. See on kõige väärtuslikum kingitus, mis ta sai sel päeval. Kõik see asi ei ole siin maailmas rahas. Igasugune asi tegelikult kätkeb endas kas lihtsalt tarved või ideed. Kujutage ette, Ain joonistas mulle piima, käis ta ringi rääkimas. Mina läksin ükskord Aini sünnipäeval ühel lumisel novembripäeval ja viisin Ainile enda poolt lume. Jätame kujutava kunsti sinna paika kiiruga skulptuuri juurde. Skulptuur, no kuidas on võimalik kasutada skulptuuri turunduses? No me kõik teame, et võtame Tauno Kangura skulptuuri väga ilusa, paneme notsu kuhugi ja ongi korras. See lugu on kihvtim. Anti mulle ülesanne, kuule mees, meil on vaja teha kliendipäevad pangale. 24 kontorit üle Eesti ja ma pean tegema kliendipäevad. Kas te kujutate ette, kuidas on, et ma lähen kutsuma võrukaid või põlvakaid Valga inimesi, et tulge meie panka kliendipäevale, me tahame teile rääkida panga toodetest. No keegi ei tule. Lootusetu ülesanne. Aga tuli mõte. Skulptuur. Võtsime need tübid, kes olid Eesti kroonide peal ja tegime nendest vahakujud. Kutsusime neid loomulikult rahakujudeks ja sõidutasime mööda Eestit ringi. Põlvalehte läks kuulutus. Eesti Ühispanga kontoris rahakujude näitus, tulge kõik vaatama. Ja kõik tulid vaatama. Miks? Seepärast, et see on põnev. Keegi polnud vahakuju näinudki ja nii edasi. Ja see oli success. Aga inimene tuleb vahakuju vaatama ja siis hiilitale juurde ütled, et härra, äkki soovite tutvuda meie pangakaartide valikuga? See oli siis uus asi. Väga hästi läks. Selle lool on 2 pointi. Esimene point on see, et Viljandis üks vanem proua väga kannatlikult ootas Anton Hansen Tammsaare selja taga sabas. Ja kui ta oli pikalt oodanud, siis ta vihastas ja teatas kõigile, mis ta sellest arvab. See uudis jõudis Eesti lehtedesse ja nopiti üles ka Lõuna-Aafrika Vabariigis. Kaugel Estonias üks proua seisis vahakuju taga, eks ju sabas. See jõudis. Aga teine point on, me räägime jälle rahast. Te võite ju arvata, et nende vahakujude tegemine oli kallis. Oli jah? Me müüsime nad pärast Eesti Pangale suure kasumiga maha. Võtame järgmise asja. Disain.
mida kõike saab disainida, rääkimata ruumist, teenusest ja nii edasi. Seda on palju tehtud ja ma tulen selle teema juurde ikka ja jälle tagasi. Ma tahan teile lihtsalt näidata paari asja, mis väga otseselt on mõjutanud suhtumist sinu kaupa või teenusesse läbi selle, et sa teed risti vastupidi. Mina olen patoloogiline teisiti tegija. Ma ei suuda kohe mitte midagi teha nii, nagu juba tehtud on. Ja isegi kui ma peaksin tegema, siis mul pole selle tööga mitte mingisugust mõnu. Te olete ju kõik näinud, et lennujaama saab panna soo, saab panna 3D pildid, kusjuures mul oli väga grandioosseid plaane, kuidas lennujaamaga päris mets panna, kes kõik jäid tegemata, sellepärast et kõik muu tuli vahele. Seda kõike saab teha, see kõditab inimestes midagi sellist, mida on kõige lihtsam seletada niimoodi. Kui ma läksin jutuga, et paneme lennujaama raamatukogu, lennujaama raamatukogu, jah, et me ju räägime omavahel siin, et me teeme kõige kodusema lennujaama maailmas. Et kõige kodusemas lennujaamas peabki olema ju raamatukogu, üks riiul, kust saab võtta igaüks ja panna. Ei, varastavad ära, et ei ole niimoodi, et teeme. Kui me lähtume sellest, mis ma teile pakun, et me teeme maailma kõige kodusemat lennujaama, siis seal on väga palju asju, mis peavadki olema kodused. Ja sa pead sellest lähtuma. Kuna see raamatukogu suurt midagi ei maksnud, siis öeldi, et võib teha. Ja kuna see oli niivõrd suur edulugu, siis sealt tegelikult väga palju selle koduse lennujaama jutule enam vastu ei vaieldud. Aga miks? Selgus tõsiasi, et õnneliku kliendi käsi käib taskuvahet palju meelsamini. Ma räägin teile pärast sellest, kui palju lennujaama tulud tõusid selle ajaga, kui teda kõige kodusemaks muudeti. Ja kui sul juba see leitmotiiv on käes, sa tead, mis sa teed, siis edasised ülesanded ei olegi nii rasked lahendada. Meil oli suur probleem sellega, et pidevalt jäid ööseks inimesed terminali. No miks? Küll tulid varem kohale, küll mingi lend jäi ära, küll oli midagi muud, aga söögikohad on ju kõik kinni. Te kõik olete näinud seda seriaali Lähme lendame, kus iga lennujaama toitlustaja esimene ülesanne on see koht nii ruttu kinni panna, kui vähegi võimalik. Miks? Kulud. Öösel on vaja süüa. Pange siis võileva automaat. Ei saa, see maksab 4500 krooni, eurot, see ei tasu ennast kunagi ära. Ja siis tuli mõte. Kui meil on maailma kõige kodusem lennujaam, siis meie reisijad võivad ise teha endale võikut. Pange purk! Las panevad ise raha sisse ja võtavad change'i. Mis te arvate, mis sellest sai? Teevadki. Ja kui ma viimati küsisin selle toitlustaja käest, et kas sa oled oma projektiga plussis või miinuses, siis ta ütles, et pigem plussis. Väga täpselt ei loe. Aga kliendid on söönud ja panevad hea meelega selle raha. Kui lihtne, mis viib meid moekunstini. Mina olen selline, minu meelest T-särk on äge asi. Ma näitan teile paari T-särki, need on tehtud tegelikult palju, aga üks on siin. Me käisime pidevalt lennujaamaga läbirääkimistel lennufirmades ja kogusime neid eisid, et miks ei saa Tallinnasse lennata. Et küll on liiga väike koht, küll on liiga vähe inimesi, küll pole lennukeid, küll ei saa praegu midagi teha, sest me oleme uurimise all ja nii edasi. Ühesõnaga kärss on kärnas ja maa külmunud. Me kogusime kõik need eid kokku, panime särgi peale. Ja me kinkisime need särgid mitte ainult kõikidele lennufirmadele, vaid ka kõikidele lennujaamadele. 1000 tükki tegime. Ja see oli kõva sõna. Ja nüüd te mõtlete, mismoodi me teadsime, mis numbrid neil on, aga me ei teadnudki. Me andsime kõigile meelega vale suuruse ja ütlesime, et kui tahad oma suurust, tule meie boksi vahetama. Ja see olid tüdrukud, kes vana Tallinna eest olid nõus kõike tegema ja vahetama. Jälle pitsikene ja nii see käis. See on asi, kuidas sa saad kogu selle negativismi pöörata tegelikult enda kasuks. Sa kogud kõik nende eid ja järgmisel kohtumisel näed, mismoodi ta mõtleb, pagan, ma ei saa mitte midagi siit enam öelda. Ma ei saa öelda, et saadki rohkem numbreid, sest ma olen seda juba öelnud. Kas see aitas reaalselt? Kindlasti mitte. Aga kas see aitas parandada suhtumist? Kas see aitas
tekitada olukorda, kus nad tõesti hakkavad mõtlema selle peale, okei, me ütleme kogu aeg ei, aga äkki seal on tõesti midagi. Tõesti aitas. Need tasub teha. Siin on teil järgmine teesärk. Veel 10 minutit tagasi polnud mul võimalik riputada mitte kuhugi oma websaiti, mitte kellelegi öelda oma numbrit, sest veel 10 minutit tagasi mind polnud olemas. Ja nüüd äkitselt sa oled turul ja sa pead kõigile suutma sekunditega ära seletada, kuidas mind leiab, mis mu website on, mis mu telefoninumber on. Vot siis kirjutad selle endale kõhu peale, sellepärast, et see pilt läheb ju lehte. Ja ta läkski lehte. Iga lehe peal on näha, mismoodi tüüp näitab oma numbreid. Ja ongi korras. Sa saad niivõrd lihtsa vahendiga lahendada väga suure probleemi või hakata vähemalt seda otsast lahendama. Sest teist lahendust ei olnud. Meil ei olnud sellist aega, et valmistada ette inimesi, teha kampaaniaid ja midagi muud. Me pidime ootama seda käsku, et nüüd te lähete turule. Ja nii ta oli. Kui sõnum tuli, siis pressikonverentsi kokkukutsumine oli juba enteri nupu vajutamine. Ja see pilt loomulikult viib meid uue kunstiliigini, milleks on sõnakunst. Sõnakunstiga puutusime Nordicat tehes kokku oi kui palju. Ja kahjuks ma ei mõtle selle ajal nüüd sellist sõnakunsti, et tõesõna inimesed, kes siiralt tahtsid teha, nad sisuliselt ei teadnud, et selle tegemine on võimatu. Ja sellepärast see kõik õnnestuski. Lihtsalt meeletu entusiasmi pealt. Vaadake neid inimesi. Silmad säravad. See ongi see Nordica kontor, kus seda kõike tehti. 12 inimest, 3 on siit puud. 12 inimest 12 ruutmeetri peal. Ja me teeme selle ära, sest seda on nii vaja. Seda on ühiskonnale, riigile vaja, seda on Tallinna lennujaamale vaja. Tallinna lennujaamast poleks mitte midagi järgi, kui oma vedajat ei oleks. Vot kogu see algus ja kõik see mattus tegelikult väga suure laviini sõnakunsti all. Siis, kui meil tuli mõte, et hakkame koguma neid kommentaare, hakkame koguma neid kirju, mida meile kliendid saadavad, siis oli juba hilja. Siis olid kõige mahlasemad juba kadunud ajaloo hämarusse või toimetajate poolt kustutatud. See ei ole mingi peldikusein. Need on meie kliendid, kes kirjutavad. See kõige keskmine, mis on, see oli üks pilt, kus mina näitan lennukit. Inimene kirjutab meile, õigemini sotsiaalmeediasse, et pere on näljas, aga isa tutvustab oma uut fallost. Eks. See ei ole mingi anonüümne inimene, see on lugupeetud kirjanik. Te nägite, kui väike meie tuba oli, kui lähedalt sa näed seda, et tüdrukud puhkevad nutma. Ja mitte nii, et pisar tuleb, vaid purskab. Sellised me oleme. Ja kõik see muutus, teate milleks? Pealkirjanduseks. Kõik see nopiti üles, sellepärast, et sai klikke. Ja klikimajandus tegi sellest nii palju pealkirju, et tuleb õudus peale. Ja ma rõhutan, see sisu oli 90% adekvaatne. Kuigi minu vastused ja põhjendused ei huvitanud kedagi, oli sisu siiski adekvaatne. Ja seda pealkirjandust sai lõpuks liiga palju. Kõik selle on väga ilusasti kokku võtnud Ted Hanschmidt. Kui sõnad võiksid tappa, küll oleks palju laipu. Aga mina ütlen rohkem. Mina ütlen, et see on verbaalne vägivald. See on samasugune vägivald, nagu on füüsiline või seksuaalne vägivald. See on samasugune vägivald. Ja kui me niimoodi jätkame, siis me jõuame ühiskonnaga sellisesse positsiooni, kus targad inimesed ei ütle enam mitte midagi ja aktiivsed inimesed ei tee enam mitte midagi ühiskonna heaks. Me peame selle pidama saama. Meie. Mul pole kellegi teisega sellest rääkida kui teiega täna. See on väga tähtis. Aga mis siis viga on? Miks me oleme sellised? See viib meid impressionismi juurde. Kes teab, kuidas vaadatakse impressionistide pilte?
Mitte keegi. Vaatad tervet pilti ja kissitad silmi. Kissitad niimoodi. Ja siis sa näed, mismoodi värmid hakkavad mängima ja moodustub tervik. Aga mida meie siis teeme? Me vahime nina vasta lõuendit ja räägime sellest, mida me parasjagu näeme. Ja see on absurd. Meil on alati midagi öelda selle kohta, mida me näeme ja arvame. Ja tõesõna, kui ma niimoodi vaatan, siis ma näen paari pintslitõmmet ainult. Mul pole õrna aimugi, mis see suur pilt olla võiks. Või on teine näide, tuntud elevant. Üks pime katsub, arvab, et see on raudselt üks toru, teine on veendunud, et see on paber, kolmas ütleb, et see on kindlasti üks nöörijupp ja neljas on veendunud, et see on üks sammas või toru. Ja see ongi vilets. See ongi vilets. Tegelikult me ju teame, see on elevant, eks? See on elevant. Me ei pea isegi sellest kokku leppima. Me ju näeme nüüd, et on elevant. Aga lähme rahvuskultuuri juurde. Noh, panen pildi kohe peale. Me ju teame, et triibud töötavad, on ju? Triibud töötavad, need on meile nii armsad. Aga ma tahan teile öelda seda, et tegelikult ainult triibud ei tööta. Sisu peab ka vastama. Ma mõtlesin, millise hullu näite ma toon, ma küsin, kas triibud suitsupaki peal töötavad? No ei tööta. Aga mis siis lennujaamas on? Miks lennujaamas triibud töötavad? Saladus on tegelikult väga lihtne. Me võtsime lennujaama terminali pinkidel need kuradi käetoed ära, mis segavad magamist. Las ta vedeleb, kui ta tahab vedeleda, jumal küll. Meie klient. Ja selles ongi juba. Ehk rahvuskultuuriga saab sõita, aga ainult sellest ei piisa. Teine näide. Meile kõigile meeldib meie lipp. Olgu selle hümniga ja olgu meie selle vapiga, kuidas on. Aga meie lipp on ju nii. Panime lennujaama ette nii kõrge lipumasti, kui lennujaamet lubas. Ja riputasime sinna nii suure lipu, kui lipuvabrik teha sai. Millimeetri pealt kõige suurema. Küll oli äge. Tuled koju, sa näed kohe, kuhu sa tuled. Inimestel rõõmu kui palju. Kuni selle päevani, kui helistas Eesti lipuseltsi esimees. Ja teatas, et me rikume lipuseadust. Mis siis seal valesti on? Lipp on liiga suur. Muidugi ma saatsin selle lipuseltsi esimehe persse. Aga sellest kitule justiitsminister helistab rikkuta seadust, majandusminister helistab rikkuta seadust. Siis polnud midagi teha, riigivõim, võtsime maha ja riputasime sinna just sellise taskureti, mis vastas lipuseadusele. Ja siis algas, no võib-olla olete kuulnud, ma olen kõva kollektsionäär, ma kogun süntesaatorid näiteks. Ma nüüd täna avaldan teile, mis mul teine kogu on. Ma kogun Riigikogu liikmeid. Mul on kollektsioon Riigikogu liikmetest, kes on öelnud mulle muidugi see lipuseadus on vaja ära muuta. Ja lubab teha ja siis ei tee. Üks on teinud nii palju, et pöördus minu poole, kas ma võiksin talle eelnõu valmis kirjutada. Mu kollektsioon täieneb, aga viisaka inimesena ma ei ütle, kes seal täpselt on. Noh, aga frustreeriv on ju. Teeme ühe mõnusa vahepala ja muusikast ma teile rääkida ei kavatse, sellepärast, et muusikat kuulatakse. Aga mis see idee oli? Vaadake, kui te teete maailma kõige kodusemat lennujaama, siis on asju, millest ei saa üle ega ümber. Vaat see totakas teadaanne, et lugupeetud reisijad, ei tohi mitte midagi teha, mitte midagi kuhugi jätta. Ega see ei ole mingi lennujaama suva, seda peab laskma igal täistunnil. Noh, kuulake siis, mis meie tegime.
Ladies and gentlemen, this is a security announcement. For security reasons, please never leave your luggage unattended. Unattended luggage will be removed by airport authorities. Unattended luggage will be removed by airport authorities. Ja ma ikka mõtlen, kas lennuametis keegi juba tegeleb sellega, et kirjutaks seadusesse, et lennujaama julgestusteadaandeid ei tohi laulda. Lähme arhitektuuri juurde. Jälle üks tuksi läinud asi. Mäletate, alles aastaid tagasi enne eesistumist kõik käisid ringi joonistega, et tuleb ehitada konverentsikeskus. Meil on hädasti vaja konverentsikeskust. Jah, usun, et tõesti on vaja. Aga meil juba on neid suuri pankrotissaale mitu tükki. Aga Eesti inimene haarab alati kellu, kui räägitakse kultuurist ja konverentsist. Ja mina proovisin rääkida kõigile oma ideest. Et vaadake, meie riik on nii väike, meie turg on nii pisikene, et meie suur konverentsikeskus raudselt võtab samasse pankrotis olijate nimekirja nagu Saku Hall ja kõik need teised, linnahallist rääkimata. Et ärme teeme teda Tallinnasse, maa peale, teeme ta vette. Ja niimoodi me saame oma konverentsikeskuse viia sinna, kus teda vaja on. Pärnusse või Kärdlasse või Kotkasse või Helsingisse või Pieterisse või ükskõik kuhu. Taanini välja puksiirlaevaga. Kas te olete sellest kuulnud? Kas ma pääsesin kuhugi oma ideega? Ei. Teate, mis selle ideel viga on? Keegi ei saa sellele ju maad müüa. Jätkame arhitektuuriga. Minu praegune startup, selle nimi on Teo Karp. Juhuslikult sündinud idee koos sõbra Ürjoga, mismoodi täielikult ära muuta ehitamine. Me kõik teame, et ehitamine käib tellistest. Võtad tellisest kinni, moodustad seinad ja nii edasi. Ja meie mõtlesime välja, kuidas ehitada ruumidest. Võtad standardsed detailid, paned kokku ruumi. Sellele ruumile lisad teise ruumi, moodustub juba tuba 36 ruutmeetrit, tee kui suur tahad. Pane 3 juurde või kui tahad, pane 3 korrust juurde. Ja käin ja mõtlen, kuidas ma saaksin inimestele ära seletada, et ei, me ei ole need, kes jälle tegid ühe suveputka. Ja te võite sellest ka suveputka teha, aga meie moodulitest saab teha konkurentsitult kõige odavama hinnaga hooneid. Hooneid, ükskõik kuidas, ükskõik mis katusega, tehke mis tahate. Teate, mis mõte tuli? Kuidas seletada inimestele ära, et ikka hooneid saab teha? Läksin meie vallavalitsusse ja ütlesin, meie kavatseme kinkida meie külale kiriku. Vot kui meil läheb hästi, siis me kinkimegi kiriku. Vallavalitsejatel pidid pastakad käest ära kukkuma, et mis kiriku? Püha taevas, maailma kõige tavalisema kiriku. Meil võiks ju olla 80% ajast on ta kontserdisaal ja ülejäänud aeg pühapäeva hommikuti loetakse sõnad ka peale. Aga lähme kinokunsti juurde. Kes mäletab, see mäletab. Me oleme teinud ka sellist asja, et oleme päris Desmond Levelini vedanud Eestisse. See oli nüüd see taat, räägin noorematele, kes Bondi filmides alati selle uue varustuse üle andis Bondile. Look, 007, your new equipment. Vedasime tüübi Eestisse, tegime kihvte reklaame, aga ma ei taha rääkida sellest reklaamist. Lihtsalt oli julgust ja oli võimalust. Ma räägin teile sellest reklaamist, mida täna väga tihti kutsutakse Eesti reklaami klassikaks. Ja mis siin siis toimub? Siin müüakse Eesti panka viletsas itaalia keeles. Personale confidenziale.
elementare, Banca Unione. Noh, ja täna on kõigil näod naerul. Kas te teate, mis juhtus järgmisel päeval, kui see asi esimest korda eetris oli? Nad tahtsid mind lahti lasta. Iga viimane, kui raamatupidaja pidas enda kohuseks mind koridoris kinni pidada ja öelda, mida sa tegid? Päriselt. Hans Schmidt oli mures, aga õnneks Hans Schmidti naine teatas, et talle küll meeldis. Ja siis juhtus asi, mida keegi ei tellinud ega ei oodanud. Arvamusliider kirjutas lehes, et tema on arvanud, et tema teab reklaamidest kõike. Aga seda, et niimoodi on võimalik tulla maalt ja hobusega ja parkida ühe reklaamiga ennast kohe härrasmeeste villa ette, seda ta poleks mitte kunagi uskunud. Ja siis mind jäeti tööle. Aga selle reklaami järg pidi olema selline, et vaadake see tütarlaps, keda see meie Massimo testosterooni seal suudles lõpustseenis. Ta oli just sobilikult 7. kuud lapseootel. Ja reklaam oli ette nähtud selline, et siis Massimo näitab seda tüdrukut ja ütleb deposito. Ja siis on tal beebi käes ja ta ütleb intresso. Kas te olete seda reklaami näinud kunagi? Ma ka ei ole. Mis juhtus? Minu pea kohale ehitati terve müriaad komiteesid ja komisjone, mis pidi jälgima, et see kuradi Sakov enam midagi oma peaga ei teeks. Ja see on kõige parem viis nende asjade välja suretamiseks. Mis viib meid loomulikult järgmise kunstiliigi juurde, milleks on väitluskunst. Kallid sõbrad, ma ei ole mitte kunagi mitte ühegi kolleegi käest, ja see ei puuduta minu oma tiimi. Mu oma tiim on olnud alati super, hüper, nad sellepärast ongi oma tiim. Aga mis siis on, kui ma tulen mingisuguse uue jutuga, et teeks nüüd nii? On see nii, et jaa ja tee ja hurraa? Mitte midagi. Nad kõik ütlevad, et okei, see eelmine asi võis olla okei, aga nüüd on see Sakov kindlasti lõplikult lolliks teinud. Hull, mis tahab teha. Ja see viib meid muidugi näitekunstini, mida kõike ma olen pidanud kehastama selleks, et oma asju läbi suruda. No see ei ole lihtne. Sa teed mida iga, ma olen isegi matemaatikat proovinud. Ja ma tunnistan, et ma ei ole mitte mingisugune kingitus. Ja kindla peale oleks kõigil palju lihtsam ja mugavam, kui nad ei peaks minusugust taluma. Sest ma käin ja tahan teha. Nüüd tekib küsimus, et aga võiks ju kokku leppida. Lepime siis kokku. Jah, ma olen nõus. Räägime kompromisside kunstist. Täna me olemegi oma ühiskonnaga seal, kus valitsus teatab, et me saame teha ainult neid asju, milles me kokku leppisime, mis me koalitsioonilepingusse panime. Mitte neid asju, mida on vaja teha. Palun väga, näitan teile kompromisse. Ülesanne on riputada lastele kiikumiseks üks kumm. Kohe leidub keegi, kes teatab, et ei, kumm kriimustab lapse ära. Siis ütleb keegi, et tegelikult meil on 3 last vaja sinna peale panna. Keegi teatab seda, et ei, kui me paneme 3 last ühe oksa peale, siis see murdub ära, paneme 2 oksa peale. Keegi arvab juba, et võtame siis tüve läbi, et need kiikuda saaks. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Lõpptulemuseks on see, et ei tehta mitte midagi. Ja kuidas siis saavutada seda, et ikka midagi tehakse? Kokakunst. Ehk. Ma panen gaasi. Minimalism. Te teate seda, et eestlased on lubanud terve maailma ära koristada. Kujutage ette, 15. september me räägime tervele maailmale, et läheme koristame kõik ära. Täpselt nagu me tegime Eestis 10 aastat tagasi. Pagan, mul ei ole absoluutselt selleks raha. Eelarve on 0. Kuidas see võimalik on? Kuidas me jõuame? Kuidas me jõuame mingisuguste tulemuste nii? Ja sa lihtsustad, sa minimaliseerid kõik ära.
Ja teate, mis see idee on? Üks paljudest, aga üks, mida kõlbab teile täna siin rääkida. Kas te kõik mäletate Winston Churchilli oma kuulsa tähemärgiga, mis oli Victory, mees käis? Meil on midagi sarnast, aga 3 sõrmega. 3 sõrme. Miks? Aga sellepärast, et see ei maksa mitte midagi ja seda oskab igaüks teha. Tee, kuidas tahad, võid ka nii teha. Ja ingliskeelses maailmas on see word without waste või see on waste wipeout, eks. Ja sellest saab teha kõike. See on meie asi. Me saame kirjutada sellega sõnu ja kui me menni ja womani ees selle tähe ära võtame, siis tulemuseks on enomen, nagu tõotatud. Pagan, ma higistasin, kui ma seda guugeldasin, et mis selle märgiga on. Ja tuleb välja, et hästi. Mingi rahvusvaheline veepäev on kasutanud skautidele midagi sellist ja 2 probleemsemat asja on ka. Tänaseks on see asi juba suur. On 2 riiki, kes seda märki ei kasuta. Aga siin on pildid teile inimestest, kes juba teevad. Ja minu visioon on tegelikult selline, et kui see maailma koristamine on tehtud, siis Time Magazine'i kaane peal on pisike Aafrika poiss, kes naeratab ja hoiab 3 sõrme püsti. Ja see on kõva sõna. Selle pildi peal on 118 riigi esindajad, kes kõik on öelnud, et nemad lähevad kogu oma rahvaga sel päeval koristama. Pange ka teie palun nendele kuupäev kirja, 15. september. Olgu, oma kaunid värvid me viksisime muidugi maha kuninganna pealt. Kuningannale meeldis see mõte nii kangesti, et ta keelas Buckinghami palees kohe kogu plastiku ära. Ja nüüd jõuame lõpuasjadeni, milleks on loomulikult ikkagi vana hea maksimalism. Et mida siis veel saaks teha? Ma näitan teile. Helistasin oma headele sõpradele Regiosse ja küsisin, kas te saate kogu maailma kaardi ära rikkuda? Mis te tahate? Kirjutage kõikide linnade asemele trash point ja kirjutage kõikide ookeanide kaunite kohtade asemele dump site. Ja nii nad tegid. Ja selle kaardiga me kavatseme väga palju ärritada siin veel inimesi. Ja uba milles? Te saate oma kaardi tagasi, kui te koristate kõik selle laga ära, aga mis kõige tähtsam, te saate oma planeedi tagasi. Minu tähtis sõnum teile on selline, et tegelikult see teistmoodi olemine, julgus tasub ära. On läinud väga hästi tegelikult. Mis siis, et on olnud ka igasugust jama? Tegelikult tasub. Ja kui ma lubasin teile öelda, et mis siis sellest maailma kodusemast lennujaamast sai, tulureisija kohta tõusis 7 euro pealt 14 euroni. Kui te seda korrutate miljonite lennujaama reisijatega, te saate aru, millest me räägime. See ei ole mingi tilulilu. See on ülikõva business. Maailma kodusem lennujaam. See oli väga hea. See töötas hästi. Te võite sõnastada seda ükskõik, kuidas tahate. Kõige tähtsam on see, et kui te käitute oma sõnade järgi, siis tulevad ideed, lahendused ja tulevad tulemused. See maailma kodusem lennujaam tegelikult oli üliraske läbi suruda. Ja teate mis, kui uks minu selja taga sulgus, kui ma lennujaamast ära läksin, siis kellegi käsi valis juba töömeeste numbrit. Ja tulid töömehed ja kratsisid lennujaama foajees maailma selle kõige kodusema eest ära. Ja kõigil hakkas palju kergem, palju toredam. Ja see viib meid poeesiani. Tegin teile lühikese haiku. See lühike haiku on selline. Las haugub karavani saatev koer, ta tegelikult toetab sind, küll omal moel. Aitäh! Meil konverentsi maailmas on kombeks, et selliste ettekannete lõpus küsimustega hoogu maha ei võeta. Aitäh sulle!